Soovin tuua sisse teise vaatenurga. Tervitame Dr. Olli Heinaneni, Stimsoni keskuse tunnustatud teadurit ja rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri endist peadirektori asetäitjat, kes liitub meiega nüüd Washingtonist. Suur tänu, et leidsite aega. Toimub nii palju arenguid ja palju tuli ka sellest briefingust, mida mu kolleegid siin arutasid. Sooviksin kuulda teie arvamust just Big X Mountainile keskendumise kohta. Selle koha kohta öeldakse, et see asub vähemalt 100 meetri sügavusel kivikihi all, kahjustada saanud Natangi objekti lähedal. Mida arvate väidetavast hinnangust, et Big X'is uraani rikastamist ei toimu? Mida eksperdid arvavad, et seal praegu toimub? Aitäh, et mind kutsusite. Jah, see on üks osa sellest mõistatusest, suur X. Me teame, et pole piisavalt tõendeid, et kindlaks teha, mis seal mäel tegelikult toimub. See on olnud ehitamisel juba üsna pikka aega. Algselt ei olnud see tõenäoliselt isegi rikastamistehaseks planeeritud, vaid koht, kus Iraan viiks lõpule tsentrifuugide tootmise. Ja seda peavad inimesed meeles pidama. Tsentrifuugide jaoks on olemas tarneahel. Igal aastal toodetakse umbes 6000 uut tsentrifuugi. Need ei asu Nantucketis, need ei asu Floridas. Need on kõikjal tööstuspiirkondades. Paljusid neist juhivad revolutsioonilised kohtud. Nii et me ei tea, kus need komponendid asuvad, kui palju neid on alles, millised on hävitatud. Nii et mida Iraan peab nüüd tegema, kui nad tahavad jätkata ja neid tsentrifuugid päästa? Võib-olla, kui nad tunnevad end turvaliselt, lõpetada need suures X-is. Kui ei tee nagu 2003, 2004 aastal, mine täiesti uude kohta, mida luure ei tea. Ja see juhtus 2040 aastal, kui nad otsustasid alustada Al-Qadiri ehitust, mida me täna nimetame Fordoks. Seega oleksin ma hinnangute andmisel väga ettevaat. Kui me lihtsalt kõrvaldame suure X-i, kaovad kõik probleemid. Kahjuks mitte. Ja seda võib lugeda paljudest revolutsioonilise kaardiväe ohvitseride avaldustes, eriti nendelt, kes on seotud raketiprogrammiga, kuidas nad kavatsesid programmi elavdada, kuidas nad kavatsesid pärast eelmise aasta juunisõda rakette uuesti üles ehitada. Ma ei usu, et tuumaprogrammiga tegelevad mehed käituksid väga erinevalt. Sellel rindel on nii palju muret tekitavaid arenguid. Samuti kuuleme, et Iisraelil on head luureandmed Iraani tuumamaterjali kohta ja nad lubavad tegutseda, kui Iraan üritab oma tuumaprogrammi taastada. Nagu me juba varem arutasime, on see vastastikuse mõistmise memorandum mitmete küsimuste osas tõsiselt puudulik, sealhulgas tuumainspektsioonid. Ning diplomaatilised jõupingutused ei edene just eriti hästi. Millised on mured Iraani püüdluste pärast oma tuumaprogrammi taastada ja üles ehitada tulevikus? Ning kuidas oleks reaalselt võimalik seda takistada? Tegelikult ma ei usu, et saaksid seda pommitamisega hävitada, välja arvatud juhul, kui sul tõesti veab ja kõik on ühes kohas koos. See ei ole Iraani riski hindamise puhul tüüpiline. Nii et nad on selle hajutanud. Siis on sul oskusteave olemas. Sul on komponendide tootmisrajatised. Nii et ma arvan, et ainus väljapääs sellest olukorrast on veenda Iraani, et neil ei ole kasulik selle programmiga edasi minna. Eelistatavalt anda neile mõista, et meil on ka luureinfot, mida täna veel avalikult ei teata. Näiteks, et me teame sellest asukohast, sellest rajatisest või sellest inimrühmast ja hoiatada neid, et kui nad sellega edasi lähevad, on sellel tagajärjel. Ja me teame, et Iisraeli luure, eriti see, mis jälgib infovoogu, suhtlust julgeoleku ja tuumaekspertide vahel, on üsna hea. Nii et neil on teadmised inimeste asukoha kohta, aga nende paikade täielik hävitamine võib olla keeruline. Nii et kokkulepe on parim viis. Kui sa saad selleks kasutada muid vahendeid, veenda Iraani, et nende ellujäämiseks võiksid nad oma ambitsioone pisut tagasi tõmmata.
otse Washingtonist, hoolimata taustast sinu selja taga. Doktor Olli Heinonen, aitäh, et olid meiega. Me hindame alati sinu tähelepanekuid saates The Rundown. Aitäh! Aitäh!